Kõigepealt tervist kõigile. Esimene asi, et me kõik teame seda, et naer on ju terviseks. Kas me teeme ilusa naeru? Ei kuule. Aga seda tuleb tänase päeva jooksul veel kohe kindlasti. Teie ees on pisike sõbralik omaenda kodulinna seeteatri kollektiiv, kes üritab teil natuke tuju tõsta. Aga alustame minevikust. Me kõik mäletame, millised olid 70-ndad ja 80-ndad ja 90-ndad ja esimese pisikese sketsi pealkiri on totaalsed muutused. Millised muutused siis 90-ndatel toimusid? Väga lihtsalt, ma pean küll paberi pealt spikerdama. Sellepärast, et see kõlab nii võitlult. Bürokraatide käe läbi on paljud inimesed kannatada saanud. Nõus? Nõus. Mõned ametnikud kiusavad inimesi sihilikult. Mõned teevad seda ka tahtmatult. Lihtsalt juhtus näpuviga. Aga selliseid vigu juhtus kõige rohkem ikkagi 90-ndate alguses. Hiljem võisid inimesed isikuregistrist leida oma nime alt aga väga huvitavaid fakte, mis ei olnud nende endaga mitte üldse kuidagi pidi seotud. Vot sellist totaalset muutust me hakkamegi nüüd kohe jälgima. Nii et nautige palun, teie ees on pisik armas kohalik seeteatri kollektiiv. Head naljakuud! Hallo. Eesti telefoni infosekretär Hannes kuuleb. Tere infosekretär Hannes. Tead, ega te ei oska mulle öelda, miks mulle sisse helistada ei saa. Mina välja helistada saan, aga mulle sisse helistada ei saa. Aga millest järeldate, et teil ei saa helistada? No vaadake, tuttavad on mulle mitu korda proovinud, aga täiesti tulutult. Ja nii juba kohe päris pikka aega. Oodake, ma vaatan teie numbrit, mis helistate. Ahaa. Aga kas teile teadet ei ole tulnud? Oi, mis teadet? Ei, mulle pole mitte mingisugust teadet tulnud. Aga oleks pidanud tulema. Oho, mis teade see siis selline pidi olema? Mul on siin teie nime taga märge. Kliendile teatatud. Ei, mina ei ole küll mitte midagi saanud. Kuulge, aga äkki oskate öelda, teate, miks mulle ka ajaleht ei tule? Päris pikka aega pole juba ajalehti ka tulnud. No kuulge, seda ei oska küll mina kommenteerida, ei ole minu rida. Aga helistage Eesti Posti või veel paneb kodanike registrisse. Ehk sealt saate midagi teada. No olgu jah, aitäh sellegi. Isikuregister. Hallo. Isikuregister. Tere päevast, kuulge, vabandage, et tülitan teid, aga teate, ma sain praegu Eesti telefonist teada, et teate, mul on midagi ära muudetud. Mis see meisse puutub? Ei no seda küll, aga vaadake, ega te ei oska öelda, vaadake, teil on ju kõik need inimesed kohta need andmed kõik olemas. Aga ega te ei oska öelda, miks mulle pole lehti tulnud. Juba mitu aega pole tulnud, kõik on tellitud ja kõik on ilusti makstud ja... No kuulge, helistate valesse kohta, helistage Eesti Posti. No ei, seda küll, jaa, aga vaata, ei, ärge pange toru ära. Vaadake, teil on ikkagi need andmed kõik olemas. Teate, äkki te saate vaadata, äkki mul on veel midagi ära muudetud. Võimalik. No jaa, võimalik. Assoo, see tähendab jah minu aadress on see Tammiku tee 3121, teine korrus. Kas teile mingit teadet ei ole toonud? No mismoodi mulle saab teadet tulla, kui mul ei ole kuu aega mitte mingisugused ajalehti käinud? Väga imelik, teil oleks pidanud tulema teade selle kohta, et teil on nüüd uus aadress. Mis asja? Mis te tahate nüüd öelda, et kogu terve meie majal on nüüd täiesti uus aadress? Ei, ainult teil. Ei, oodake, mismoodi, aga kuidas siis nüüd, mis...
Ma vaatan siit, et teil on ka nimi muudetud. Nimi muudetud? Mismoodi mu nimi muudetud on? Kuulge, teate, mulle tulevad siia mingisugused imelikud kirjad härra Schwarzi nimele. Mida ma peaksin nende härra Schwarzi kirjadega peale hakkama? Kuhu ma minna? Need on teile. Mulle? Mis asja, mis te tahate nüüd öelda, et minu nimi on nüüd härra Schwarz või? Just, Aleksander Emanueli poeg. Ei, ärge jama, kuulge, kas mul ikka Eesti kodakondsus on? Eesti kodakondsust teil enam ei ole, te olete juut. Mis asja? Juut? Jälle? Teil on sugulased välismaal. Ei ole. Nüüd on. Nüüd on. Ei olgu, no ja kus kohas nad siis olema peaksid? Iisraelis või? Ei, Türgis. Türklased või? Ei no, vägev jah. Kas türklased või midagi, või mitte, seda ma ei tea, aga väga sarnased. No jaa, aga kuulge, seda oskate ikka mulle vähemalt öelda, et mis mu perekonna seis on. Noh, kas mul lapsi on? Oodake. Mari, ole hea, vaata, kuule, kas härra Schwarzil lapsi on või mis? Või mis, jah. Jah, on küll, poeg 22-aastane ja tütar 18. No tere, tore, jah. Ja kus kohas siis nemad peavad veel olema? Nad on Valgas. Valgas, jah. Ei no, kuulge, hea teate, olgu selle, kuidas on, aga teate, vaadake äkki teate, mul on juba sellest sugu ka ära muudetud või mis? Kuulge, no. Ma ei ole üldse kohustatud teile mingit infot andma, või vähemalt voidlustele vastama. Hää küll, see pole mingi loidlusega vähemalt seda, kus ma töötan siis? Te olete poemüüja. Poemüüja? Missugune kuradi poemüüja ma olen? Ma olen arst, ma olen lõpetanud Tartu Ülikooli meditsiiniteaduskonna. See oli teil ennem. Mis ma olin ennem? Või aga mida ma siin müün? Praegu ei müüda midagi. Olete töötu, teil on töökohal mingi jama. Ja olete andnud altkirja linnast mitte lahkumise kohta. Ma ei saa siit päris hästi aru, millega on tegemist. Kuid tundub, et ei midagi tõsist. Ei midagi tõsist, jah. Kuidas ma siis edasi elan? Helistad mulle ei saa, posti mulle ei saata ei saa. Kurat, aadress on ka muudetud. Mis ma teen siis? Ma ei saa aru, mis nii imelik on. Elate nagu kõik teisedki. Taotlete uuesti kodakondsuse, saate uue passi ja elategi. Jah, ja ma ei tea kohe, et kohe milleks pihta hakata. Et ühe korra kohta seda ikka natuke liiga palju või mis te arvate? Te peate kõigepealt teated kätte saama ja siis lähete nende alusel dokumente vormistama. Mul ei tule posti ju, noh, kuu aega pole posti tulnud ju. Läks oma telefoni küll. Meil siin trügib üks korvpallihuviline vanamutt uksest sisse. Tahab müügikoolitust teile teada. Te ju kõik tahaks omale pensioni kõrvalt midagi teenida. Õppige siis müügi esindajaks. Kohe tuleb Aase Saareväli ja räägib teile, kuidas midagi maha müüa. Tule nüüd sisse, mis sa oodad seal. Ja tee ruttu. Meil on kiire. Las ta läheb ära. Ma saan siis palju paremini teile rääkida. Teate, tegelikult ma ei ole üldse Aase, ma olen Juuli. Ja mul on palju lapsi ja lapselapsi ja lapselapselapsi ja lapselapselapsi. Ja mina olen seda asja mõelnud. Ühtedel inimestel on palju raha, teised käivad tööl. Käivad iga päev tööl ja on kogu aeg natukene. Aga ühtedel on nii palju, et nad ei tea, kus seda panna. Kaatrid ja majad ja värgid ja ma olen siis käinud seda asja uurimas. Et kuidas nad on rikkaks saanud, nendel rikastab külas, mõned ei lase sisse, lasevad koerad välja, aga teised ütlevad, et tule siia, võtta kooki. Ja ma ütlen, ütelge siis mulle nüüd see retsept, et kuidas teil nüüd kõik need asjad on. Ma tahaks enne surma oma lastele ja lastele. Oih, näete, räkid tuleb kohe kaelast ära selle asjaga. Tahaks seda kõike teada anda, et nemad saaksid elada õndsas, ilus ja päikese paistes ja sõita välismaale ja saaksid poest osta kõike, mis nad tahavad. Ja hakkasin seda asja siis uurima. Kõigepealt käisin mingitel koolitustel, kus räägiti mingit jalgadest ja kuhjadest
ja võrkudest ja siis uurisin neid inimesi, kes on seal need liitunud ja olnud ja sain teada, et mitte midagi. Et tuleb teha nägu, et sul on raha, aga tegelikult need kõik istuvad siis selle hunniku otsas, kaubahunniku otsas ja raha ei ole. Aga plussiks on see, et kui sa tahad minna sünnipäeval, sul on kodus võtta toidulisandeid kaupade viisi, sul on võtta pesupulbrit, hambapastat, šampooni ja kõik see on vägev kaup. Aga on veelgi rikkamad, eks ole. Need, kes seal põhja otsas alguses olid, eks need ongi rikkad ja siis nad peavad leidma need alumised ogarad ja agarad, kes siis tööd vihuks. Aga on meil üks teine konks. Käisin ühes kohas vaatamas, kus suur hunnik inimesi ajas ühte palli taga. Ma mõtlesin, et see ongi nüüd tegelik ärikoolitusega. Need äriinimesed tulevad salajases ka koolitusi ja nad teevad seda tegelikult meie silme all. Aga me ei saa arugi, mis tegelikult toimub. Vaadake, rikkus on agaral ja edukal kogu aeg käes. Aga ta natukeseks silmalooja laseb läinud teise käes juba. Ja samamoodi vaadake seda korvpalli. Mängivad, vaatasin, et on ühe käes pall, on teise käes pall, on kolmanda käes. See täpselt, see ongi see rikkuse kehastus. See ongi see treening, raske treeningud, kerge elus. Ja vahepeal vaatasin, anti kõikide kätte pallid. Selge, kui sa saad selle rikkuse kätte, siis sa oskad seda hoida, kui sa saad enne harjutada, kui sa päriselt kätte jõuab. Ja siis nad jooksid ja olid ja kui siis visati sellest korvist läbi, see oli siis investeering. See oli investeering, ehk siis aktsiad tõusid, aga teisel pool ju kohe langesid. Et selle saladuse ma avastasin, et ühesõnaga see on nagu terves kehas, terve vaim. Kui sa liigud, siis ka aju liigub. Ja mis seal muud ongi, kui kavaluse, edukuse, kiiruse ja sellega saada kätte see jõukus. Ja seda peab ka teadma, ega see ei jää su kätte. Sa pead väga kramplikult hoidma ja väga hoolega vaatama. Kui see korraga eest ära läheb, anna jalgadele valgu ja saad jälle kätte. Et see on nüüd selline lühidalt ja ma uurin seda asja veel. Jätke see kõik meelde, sest meil on kõigil järglased, kellel me tahaksime anda ja anda ja anda, eks ole. Terves kehas, terve vaim. Tulen jälle tagasi uute uudistega. Tänaseks väikselt. Ja muide, kui teile sellest müügikoolitusest väheks jäi, siis hakkame nüüd vanad ja head aega meelde tuletama. Kus oli olemas selline asi nagu jaamapuhvel. Peeter hullub nüüd kenasti, kujutage ette Haapsalu raudteejaam. Tolmunud ämbliku võrgud 4-meetristes lagedusnurkades. Siis võid kunagi ka teenindajad. Nautigem nüüd siis jaamapuhvetit. Ettekandjad, kiiremini! Ma sul on tiim. Meiu, öelge palun, kas ma jõuan veel enne rongi väljumist natuke keha kinnitada? Jaa, loomulikult. Võtke ise palun. Üks võileib. Üks võileib. Üks võileib, palun. Kohe too. Siin on teile võileivad ja siin Moskovskaja sobaja, otse kelmkapis. Kuulge, aga ma tellisin ühe ainsa võileiva. No, kõigepealt tellisite ühe, siis veel ühe. Ma võin veel ühe tuua, kui tahate. Ei, las olla. No aga 100 grammi viina ma nüüd tõesti ei tellinud. Näete, see käib meil heiskuliku teenindamise juurde. No, kui just rahakott ei luba. Mis asja?
rahakott. Raha mul on. Oh, ärge pange tähele. Teate, meil käivad siin igasugused. Mõni peab igas asjas naisega nõu pidama. No kuulge. Ega mõni üldiselt. Ega see ainult, ega ma teid ei mõelnud. No saate ise aru, kui naljakas see on, kui mees peab iga kord isegi 100 grammi jaoks naiselt luba küsima. Mis te ometi mõtlete? Veel 100 grammi, aga ruttu, kiirrong ei oota. Aga kas tohib küsida, kaugele te reisite? 4 tundi. 4 tundi? Jah. Oh, teate, kui mina peaks 4 tundi rongis loksuma, siis ma sööks küll korraliku lõuna. Aurav piimasupp, seapraat, otsepannid, keeleviballa. Ja teil oleks see kohe nagu käepärast võtta. Näha on, et te vähe reisite. Meie einelaud vaheldab ka kõige nõudlikumad maitsed. Vaadake menüüd. Nii, komplektlõuna, piimasupp, seapraad ja Aleksandri kook, minu lemmik. Tellime ära? Jaa. Üks komplektlõuna. Ma kirjutan teile kohe arve ka. Ja siis saate pärast kiiremini rongi peale. Palun. Kuidagi kalliks läheb siin see eeskujulik teenindamine. Kas soovite veel midagi? Ei, ma niisama. Nii. Siin on 50, palun. Ma tulen teile kohe tagasi ja soovin serveerin suppi ka. Siin on teile supp, palun. Kuulge, aga siin on ju paljas vesi. Mis mõttes? No, siin on üks makaron. Ja siin on teine makaron. Kas teile ei tundu, et heas piimasupis ei peaks 2 makaronit taliku põhjast välja paistma? Mida te endale lubate? Mis te arvate, et siin tehakse teil koores suppi? Selle raha eest selle suppi küll ei saa. See on väga hea piimasupp. Aga mis see seal on? Mina ei näe küll midagi. Vot see siin. No mina ei näe mitte midagi. Kohe saan kätte. Kas te näete? Nüüd näete? See on leivaraasuke. Leivaraasuke. Aga mina näen, et see leivaraasuke on jalad all ja ta siperdab ringi. No sellist asja näen ma küll esimest korda. Kõigest 200 grammi ja juba on leivaraasukesel jalad all. No sellist asja mina näen küll ainult palgapäeval. Ja no lauanõupead kastas ainult riigipühade ajal. No teil peab ikka alati õigus jääma. Tooge parem see praad siia. Kannatage natuke. Oli juttu, et praetakse. Kuulete, särised panni peal. Mis see nüüd on? Mingi rong läheb. Minu rong või? No palju teie meelest siit sõidab neid siis? Olge palun, mina tookis Aleksandri kook vähemalt mulle kaasa ja ma saan selle vaguni siin osida. Mis Aleksandri kook? No see, mis siin arve peal kirjas on. Komplektlõuna on piimasupp ja seapraad. Komplektlõuna ja seapraad.
lugege ise, palun. Arve peal. Kook. Kook, jah. Aga see kook ei ole kook. Mismoodi? See kook on ja kook ei ole kook. Kook on kook ikka, aga arve peal ei ole teil mingit kooki. No kurat, lugege ise. Aleksandri kook. See või? See jah, see jah. See on minu allkiri. Saagem tuttavaks. Aleksandra Kook. Peaaegu et meeldib. Meeldivat ei ole siin midagi, aga ebameeldivat ka mitte. Teate, ma tean ühte meest, kellel oli selline nimi, et naine lahutas tast ära. Ka tead, ma ei hakka ütlema, mis ta nimi oli. Kuule, pidage nüüd hoogu. Aga mis asi siin arve peal veel on? Siin koogi taga. N5. Võtsite koogi et viieka. Ja nüüd ütled, et kook ole kook, et kook ole teie hoopis. Kui te petis selline. Rahunege maha. Vaadake, näete, tänane kuupäev, 4. kuu ja minu allkiri Aleksandra Kook. 5 kooki kuupäev. Perses 5 praadi, seakook, Aleksandri praad. Mitte midagi ei saa enam aru. Rahunege nüüd maha. Minge roogi peale ja juhte vett peale seal ja Aga mis asi nüüd veel seesin? Aleksandri koogi taha on kirjutatud seapraad arve peal. Kas see on ka kellegi juhataja nimi, mis eksijuma kombe arve peal on sattunud või? Teate, ärge minge häbematuks ja solvake juhatajat. Teil oli juttu, et on seapraad. Järelikult on praetud. Mis te arvate, et siga jookseb küla vahel ringi kahvel kitsuses püsti praetud koju või? Kannatage, kuulete, särised praetakse. Homme päev tuleb Aktuaalsesse kaamerasse. Ülehomme on ajakirjanikud teil siin. See kuradi punker pannakse kinni. Te kõiki lastakse lahti siin. Petised sellisele. Vaimu aine, hakka minema, mine ära rugigele. Kao ära. Las naine teeb kodus sulle siitsi või kilu võileiba, kui sul siuke naist ongi. Hakka minema, minema. Appi! Kas saab ükskord või? Oodake! Petised! Läkski minema. Iiekat ei võtnudki tagasi. Ikkagi eeskäi oli teenindamine. Nüüd ma saangi minna kinni makstud praadi sööma. On mitte jaamapuhvet või hullumajapuhvet. Aga peaaegu 30 aastat meedikuna töötades pean ma teie käest küsima seda, kas te teate, mis asi on haiguslugu? Nii, ühtegi kätt ei tõuse. Õigekeelsus sõnaraamatu järgi see on haige kohta peetav haiguse kulu ja ravi kirjeldus. Aga meditsiini sõnastiku järgi on täpsemalt haiguslugu kindlakujuline ehk siis kirjalikult või arvuti mälus säilitatav dokument, mis sisaldab andmeid patsiendi haiguse, sooritatud uuringute ning määratud ravi kohta. Aga patsiendikaart, seevastu on kõigest väikesemõõduline kronoloogiline haiguslugu. Teist kõik ju mäletavad ometi kunagi Suurliiva tänav 15 asunud polikliinikut ja registratuuris seal neid hirmpakse kaarte, mis teile pihku anti, millega te siis üles tohtori juurde läksite. Nojah, vaat nende dokumentide käsitsi kirjutamine hakkab nüüdseks juba ajalukku vajama. Enamus patsiente näeb ju seda, et doktor on mingi kohutav arvuti hull, kes seal mingit põnevat arvutimängu mängib.
ei, tegelikult ta üritab teid kuulata. Ja vähemalt lühidalt midagi kirja panna. Teie kaebusi, mis teil enne oli, mis teil nüüd on ja mida teil varsti enam ei ole. No, tegelikkuses see on haruldaselt põnev materjal kunagi tuleviku uurijate jaoks. Ma mõtlen neid käsitsi kirjutatud meditsiinilisi kaarte. Sellepärast, et kui süsteem kokku jookseb, siis peab tohter tegema käsitsi märkusi. Tänuväärne materjal käekirja uurijatele, grafoloogidele ikka. Jah. Ega see tavaliselt tundub ju nii, et nagu oleks purjus kana tindi sisse kukkunud ja siis üle paberi käinud. No, meditsiini-inimestele valmistab kolleegi poolt kirja pandud tublisti kohe peavalu. Sellepärast, et uskuge mind, see ei paku üldse mitte lõbu, aga peavalu. Sellepärast, et vastuvõtuaeg jookseb, patsient nii hääleb tooli peal, aga sina üritad aru saada, et mis seal ühes KST nüüd on. Kas see on siis parasjagu kromaatiline stress, tensioon või kurat seda teab. Aga muide piisavalt hämmingus kunagi olid ka, mäletate ju kõik paberretseptid aegu. Olid proviisorid ja farmatseudid. Üks patsient tulnud tohtori juurde tagasi selle retseptiga ja kurtnud seda, et tervelt 4 õpetatud naisterahvast ei saanud seal apteegis kohe mitte pihta, mis sinna kirja oli pandud. Aga et viisin selle koju, naine küpsetas sellise ilusa piruka. Et tütar eegeldas niukse lauale iniku veel tatru otsa. Assa kurat, et poiss pani niukse kidra soolo ka veel. Nii et keegi kunagi ei tea, mida kirja pannakse. Aga hea küll. Tagasi siis nende haiguslugude juurde. Pahatihti jääb ju patsiendile tõesti mulje, et tohter mängib seal mingit arvutimängu, aga ikkagi tavapärane on see, et antakse saatekiri teile. Mitte selleks, et kaelast ära saada, antakse saatekiri. Tavaliselt see muutakse 4 ja tavaliselt seda ei ole. No ja ka kunagi üks härrasmees mulle rääkis seda, tegelikult see üks lustik noormees, et ma ei hakka valetama. Et käis tema uroloogi juures ja kurtis seda, et temal vasak munand valut. Ikka vanem doktor vaatas tükki aega seda munandit ja katsus natukene, vangutas peale. Siis võttis selle, mäletate see vatikepikene. Värvis joodiga kenasti sisse ja või natuke rohkem. Kirjutas siis saatekirja vastu, et minge palun teisele korrusele kirurgi juurde. No, noormees vaatas, et jah, et seda nalja nagu ilmselt tõe pähe on pruugitud, läks siis teisele korrusele ja ka siuke väga vana doktor Juhansi tüüpi kirurg, kes käib taskus käis ja vilistas kogu aeg. See näidab. Näppis ka natuke. Siis võttis ka seda vatikepikese ja metüleen sinisega, siis parema munandi võõpas siis. Kirjutas ka midagi saatekirjal juurde, voltis selle kenasti 4. Just olge nüüd nii hea noormees, et minge esimesele korrusele tagasi uroloogi juurde. Tema aitab teid kinni. Noormees läks midagi tagasi esimese korruse peale, aga kui ta seal ukse taga ootas, ta tekkis mingi kuri kahtlus. Et kas ta on tõesti omale iseenesest külge valetanud mingi kurja prantsuse tõbega. Võttis selle saatekirja siis lahti ja vaatas, mis seal siis kirjas oli? Nii jumala lihtsalt kirjas. Ilusaid lihavõtte pühi, kallis kolleeg. Teine tohter oli vastanud, sullegi kaunid munade pühi, armas konkurent. Ütelda
siseringi naljad, muide ma ei ole veel lõpetanud, kui te veel teaks seda, mis on tingitud sellest, et tohter oskab kehvasti keelt või midagi sellist, mida veel haiguslugudesse kirjutaks. Mul on siin mõnegi väljavõtteid, mul see väga hästi meeldib. Seostab oma seisundit sellega, et on maganud hingamisteed teki all. Omal käel umbes 3 tundi tagasi peksa saanud. Joonud 6 pudelit viina 2 mehe peale. Patsient räägib, et pärast joomist on muutunud veelgi haigemaks. Patsient pärit Saaremaalt, muud viga ei ole. Hommikud, eriti hommikuti rasked. Patsient tuleb õhupuuduse tõttu alati öösel purjus või EMO-sse. Kips pole eriti valutav. Sul on õigus, juba tohter helistab, ära unusta unerohtu võtta. Aga järgmisena tuleb teie ette tõeline naud. Ma ei saa praegu rääkida. Õigus, mina ka ei saa praegu rääkida. Aga teie ette järgmisena tuleb tõeline nauding. Aitäh teile! Siin sa siis oled. Mis paberit sa siin uurid? Siin ma olen jah. Mis need on? Kas need on jälle mingid uued valimise propaganda või menüü või? Ei ole. See on tagasipääsupilet Eesti Vabariiki. Sa oled Eesti Vabariigis. Ära enam peale võtta. See ongi tagasipääsupilet Eesti Vabariiki, no. No nii räägi, kuhu me siis nüüd reisile sõidame? Kuskile me sõidame, jah. 100 grammi jaoks oli veel natuke raha. Tead sa, anna veel 5. Ma saan nagu rahulikult oma mõtted mõtlema. Ma sulle näitan, anna veel 5. Leidsid ikka vabanduse. Mis asja sa ajad siin? Vaata ise, noh. Sitas, sines, prezivjeta juridiška adresse. No selle see jama ongi, et see on läti keeles, noh. Kuidas sa aru ei saa? Kenasse Läti sanatooriumisse sõidame siis. Oi! Siin on möödunud laupäevane kuupäev. No selles see asi ongi, et see on möödunud laupäevane kuupäev. Ja sa käisid ilma minuta sanatooriumis. Mulle ütlesid, et lähed töökaaslastega Karksi-Nuiasse suvepäevadele. Nojah, me käisimegi Karksi-Nuias. Me käisimegi suvepäevadele. Nii oli. No ja siis? No siis, asjalugu oli nii, et saad aru, kui me seal juba seal Läti piiri ääres olime, siis kogu bussides rahvast otsustas, et kuule, lähme sinna Lätti, vaatame seda Läti ilusat loodust ikka. Noh, nii me läksimegi Lätti ilusat loodust. Nii, ja siis te, ja siis läksite alkorallile, jah? Jah, ei no ikka, seda loodust ikka vaatasime ka. No ja tagasiteed paistsid Läti naised juba läbi pudelipõhja väga ilusatena. Ja mina mõtlesin, et teil on soliidne kollektiiv. No ongi soliidne kollektiiv, ära siis kohe niimoodi ka, me kostsime suveniire ja ka loodust vaatasime. Küll ma teiste naiste käest kuulen, mitusada liitrit suveniire te sinna alla kaanisite. Tagasi lussutasite laimakomme. No jaa, me pidime ju veenduma suveniiride kvaliteedis. Kuidas sa tuled Eestisse ebakvaliteetse suveniiriga? Sinna sisse meie puhkuse raha läks. Ja mis piletijura, mis templit peale, sest see ei ole templit. Selles see asi ongi, näed, Eesti piiri peal peeti meid kinni. Jumal, kas te jooksite siis bussi
ikka käis või? Ei, tema oli ikka purukoll. Issand jumal küll. Ilmselt ainuke kogu teie suvepäevadest. Jah, ei, mõni oli ikka veel seda toimunud. Nii siis või nii siis? No jaa, saad aru, näe, see on, no loe seda, läti keeles puhtalt kirjutatud, see on Läti piirivalve protokoll. See on trahv selle eest, et peab 10 eurot maksma, noh. Asi selles ja nii oligi. Nii avalikult kõrvitavad turiste, kuule sellest peaks küll lehes kirjutada. Ei, mis sa siin lehte sellest paned, mu jama oli selles, et saad aru, mul ei olnud seda dokumenti kaasas, noh, ID-kaart polnud kaasas. No nüüd, tõesti veel? No nüüd ajad küll sina jama, sul on kogu aeg olnud juhiluba rahakoti vahel. Ei, no see küll juhiluba küll selle mõttes, aga see ei ole piisav dokument piiri ületamiseks. Ja tegelikult saad aru, mul oleks ise kästi. Saad aru, et tegid trahvi ainult 10 eurot. Aga tõsine trahv oleks 350. Kas nad hoidsid siis sind kinni seal kuskil või mismoodi see oli siis? Hoidnud kinni midagi, ainult 45 minutit kirjutasid seda kuradi dokumenti välja ja nõudsid 10 eurot. Ja terve bussi täis rahvast ootas sinusuguse järel. Sa oled ikka tõesti eriline oinas. No üks oinas oli veel. Ja teised tegid ka. Ka polnud dokumenti, noh. Saime vahepeal 20 eurot trahvi. Aga see ikkagi hästi läks. Aga sellegi poolest saad aru, selle 10 eurot oleks seal Lätis selle suure kohvrid ei olnud, noh. 10 eurot maha raisatud. Ei, kus ta raisatud on, siis anna mulle 5, ma laanasin sõbra käest, maksin kohe ära. Laena, tegelikult on 10, kas ma saan talle kohe ära maksta, siis on asjad raha. Kuule, tutkid ma sulle ära, marss koju! Ei, ära Siis on tarvis sul koduarestimajast koju pääsemisel tagasi tuleku piletit. Rohkem minna Lätti ilma dokumendita ei lähe. Mine, marss koju! Mingi hull Võrumaa mutt kipub uksest sisse. Ma ei tea, kas te tahate teda üldse kuulata. Aga see on nii sõge mutt, et ämber on ka kaasas. Või numbrit ei ole. Ei, mis sa seal oled? Aga vaadake ette, mina olen teid ette hoiatud, mina teda siia kutsunud ei ole. Kas sina tead, mis tähendab KX-raan? Kuule, anna makka, ma ütlen sulle. KX-raan tähendab öökuli Tere teile kõigile. Mina olen Maali. Ma annan sulle 7 minutit. Mina tulen Võrumaal. Teate, kus ta Võrumaa on? No seal, kus ta Võru liingi on. Õkva sääl. Teate, mina tuli oma pojaga kooli. Ütel sinna Haapsallu. Tema lähed sinna usse teha siis asju ajama. Ja ma mõtlen, et ma tulen kae seda väga ilosat liina. Ega kolmapäeva ja neljapäeva näidatakse televiisoris ka seal pilvede all. Ma mõtlesin, tule ka. Aga teate, ma võtsin selle ämbri ka ütel. Siia pangi ma tahas panna neid kapstid. Eile reklaamis näütas, et seal Maxima poodis on värske kapsast. Meil Võrumaal veel ei ole. Ja kui ma siia tuli, oi kurat, see põlv on veel nii kaitst istub veidi kese. Oi. Ja tuli siia, siis ma mõtlen, ma lähen, võta selle lääne elu, et ma saan siis tiide, mis siit kõneldaski siin Läänemaal sellest elust. No siis ma lõi lehe lahti ja siis ma tuli sealt sidest välja. Teate, tuli Eesti poiss seal. Ja siis use peal tuli mul Mari vasta. Too Mari elas juba ammu siin Haapsalus ja tege tüüd. Ja tema siis, ütlen, no ma ütli kõik, kui see läheb ja tema ikka hästu. Ja mul oli esimene uudis, ma ütli talle õkva. Kuule Mari, kas sa tead, et Eesti post ei olegi inem? Mari ütlen mulle selle peale. Omni vä. Ja ma tahaks teile nüüd Võrumaast ühte lugu kõnelda. Mul naabinaine, tal tütar Tallinnan ja helis tütarpäeval. Tütar helistas ilostu ja kõneles latsist ja latsist ja ei tea millest viil. Ja siis tütar küsis ime käest, et kuule, kas tu fail sai sul valmis vai? Ime ütles, fuck you! Tütar jääs nii vaiki ja hakkas siis otsast pääle ja
Ütles, no kuidas sul liks tul kaivuga, kas tu kaiv on valmis või? Ime juba ütled kõvem pidi, vakju! Tüteres mõista enam midagi ütelda ja küsi, no ma ikka sellest kaivust, kas kaiv on valmis või? Tema ütleb, ma ütli sulle juba vakju. Siis sai tütar vihatses, ütles, et kuule, tu asjaga on küll nii, et mis sa minu sõimad kõik aeg, mis ma sulle teinud olen ja säänseid roppusi ajad veel suust välja. Ime ütleb, et oi tütrekene, mis ma sulle siis iks ütli? Tu kaivumeistri vakk nimi timel. Tu juba 3. nädal ju kaiv tegemälda. No ma tahtsin sulle ütelda, et vakk ju, kui ta ju ja kainas sa ju ta siis selle kaivuga valmis tege. Ma tead, meil on Võrumaal veel igasuguseid asju juhtunud seal. Üks miis läts sinna perekonnaseisu ametihe ja ütel siis tolle ametnikule, et kuule, ma tahaks nüüd oma nime vahetada. Ametnik küsib, et ei, ega see nime vahetus nii lihtne polegi. Vaja ikka põhjus oleks sul ka. Ei, miis ütleb, no põhjus on mul väga kõva. No mis siis on? No ma olen juba nii vana, ma pean tu nime ära vahetama, ütleb miis. No siis küsib ametnik, et no mis nime sa siis tahad? Ma tahan hindele nime Kuldnokk Kõnnip. Ametnik ütleb, kuule, on sa ull vai? Tuleb siia sellist nalja tegema, siin on ju ametiasutus, säänseid nalju ei tehta siin. Ei no, mul on ikka tõsi taga, ütleb tu miis siis. Ametnik küsib, aga mis su nimi Inne oli siis? No Inne oli mul siis Rästas Joosep. Aga ma olen nüüd nii vana ja ma ei jõua enam üldse joosta. Ma tead, meil kõneldas väga palju ikka luumist kah, sest luum on üks väga tähtis asi inimese elam. Ja üks miis, kõnele teile, üks miis läks ummuku tüüle ja ütel siis tõesti, oi, ma olen tämänpäev väga väsynyt. Jõuai ma õlendi tüült, et ta siis küsis, mis sul siis häda on. Noh, eile, kui ma tüült koju lätsin uulitsa peal, oli üks miis ja kõnel oma piniga. Muudku kõnel. Ma kajutoda asja lätsin juurde ja ütli talle, ärna ull kõnelgu ta piniga. Pini ei saa ju millestki aru, mis sa kõneled. Aga kus tu miis, muudku kõnel. Ma lõi siis käega ja lätsi kodu ja kõnelsi siis oma kassile, kui ull miis seal uulitsa peal on. Ja tiied, nii terve õda kui naakse mõõda kassiga, ma saan magada. Ja, aga ma võin teile veel mõned loo kõnelda. Võrumaal oli üks susi. Kõik tiitsevad oda susi. No tuu susi teie ütlete hunt tolle kottale. Tuu susi korjan sügüse mõtsas siini. Korjas kärbsesiini, kõik kotus oli need kärbsesiini täis ja siis tuli jänes. Jänes ütles, mis sa ull susis, et neid kärbsesiini korjad? Susi ütleb jänesele, no saab hakka, mis savi neist seendest? Kui mina ole ära korjad, siis nad on minu seene, mitte kärbse seene. Aga lehm on väga tähtis luum Võrumaal ja lehm sõi Hainamaal ja lätsis sinna lammas, ütleb, oi lehm, sul kõllane pään kõik ja lillid kõik sinna, mis ta pärksel pään on sul? Lehm kaisis maha niimoodi häbenedes ja ütel siis, et oh, ei midagi, ta pulli pärast. Saivad kokku kats miist seal linna uulitsa pääl. Ütelmehel on nii illos punane jalgratas.
Tõne Õkva küsis, no kus sa tuu jalgratta säänse ilosa said? See ütles, lätsi eile parki ja jaloti seal tunni ja jaloti tõse ja siis tuli mul üks illos noor naine, oi oli illos. Tuli minu juurde ja vahtse natukene minna ja siis tuli veel lähemale ja kaks kõik rõiva seljast ära. Ja siis ütlen mulle, ma olen sinu, tiimis tahad, võta mis tahad. No ma võtsa jalgratta. Tõnõmis ütles, oi, sa oled üks tark mees. Ega nende rõivastega ei oleski midagi tehta olnud. Ne ei ole sulle üldse sälge läinud. Ne oli juba nii väikese. Aga kaitsõbrannad sama kokku ja üks ütel siis tõsele. Oi jumal, ma ei ole su miis, tina vammu näinud, kus su miis siis on. Tõde ütleb, et ega ta ei käi enam välän jah, et see miis on nüüd kõik koton oma 4-jalgsega. Naine küsis, oi, kas te olete hindale pini saanud või? Mis pini? Diivani ost. Aga Võromaal on väga hää mehe, kõik omaga hää mehe. Hummogu too Õkva naisele kohvisängü. Tuub kohvisängü ja naisele ei jääki siis muud üle, kui kohvärvi jahvatada ja mehele valmis kiita. Aga alati, kui tullakse ikka rahva juurde ja siis kõneldakse poliitikast. Ja vaat tähendab, mina tahan teiega ka poliitikast kõnelda. Seal Võru liina keset liina on üks suur järv, Tamula nimi. Üks miis on seal ükskord järveveeren ja püüdse kallo. Aga üks kala oli kuldkala. Miis sai tuu kätte ja tuu hakkas ravelema ja tahtse hirmsaste vallale, aga tuu miises lase. Ja ütleb, kui ma suu lahti lasen, mis ma siis saa? No, selle peale siis ütel tuu kala, et ma võin su soovi täita. Mis su soov siis on? Mis ütel siis kalale? Mina tahan surra ausan, korruptsioonivaban ja rikkan Eestil. Siis nakkas kala ta peale pahandama. No, kui sa tahad saia surematuks, siis ütle mu kohe, mida sa ta keerutad. Vot, säädsed lood on Võrumaal. Aga ma tahtsin nüüd veidike see lehte ka käia, mis tal siin on. Aga olgu, mul on kiire ka. Mul on see pank siin ütel võetu, ma pean need kapsaid särostma. Poik tule ka varsti. No, kõike hääd teile. Ma olen nüüd puhanud ka. Ma lähen siis nüüd veidike see edesi jälle. No, kõike hääd teile. Kõnelis. Ma andsin talle 7 minutit aika, aga tal läks 11. Eks ole, elu läheb ikka iga aastaga paremas. No poliitikud räägivad ka niipidi ju. Aga tegelikult on olemas üks koht, kus tõepärast eluolu annab parandada lausa aasta ja aastalt. See on vangla. Kindlasti on enamus meist märganud, et kinnipeetavate elu on mõnes mõttes tunduvalt parem kui paljude meie kaaskodanike oma. Võib-olla tõesti, eks siis vaatame.
tooge sisse. Paul number 68, kodanik Kuusepalu, teie käsu sisse toodud. Väga hea, võite minna. No nii, kodanik Kuusepalu, vaadake, kirjutage siia. Kodanik Kuusepalu, kirjutage siia ja siia alla ja võite minna kõige 4 tuule poole. Ei saanud aru. Kuule, näe. Kodanik Kuusepalu, siin on teie ennetähtaegse vabastamise otsus. Kirjutage alla ja laske jalga. Kuulge, mis ma teile teinud olen? Et te nii hirmsasti käitute mind välja ajate siit. Mina tahan ausasti istuda oma aja lõpuni ära. Kodanik Kuusepalu, ma ütlesin selges eesti keeles sulle, kirjuta siia alla. Oota, mis sa üldse telekat ei vaata või? Internetis ei käi või? Ja ta ütles, et mina magan viimasel ajal üsna halvasti. Kas Adi on jälle liiga kõva või mis? Adi! Issand jumal, sa vaata, mis väljas toimub. Hanse indeks, börsikursid. Uus masu on ukses ja sa tahad mind välja ajada. Ei. Mina istun parem ausalt lõpuni. Mina olen aus kurjategija ja mina tahan lõpuni välja istuda. Jaa. Jaa. Sina. Sina kuradi Kuusepalu, kirjuta siia alla ja kobi siit minema. Ahah. Lähed siit välja. Võta pangalaen ja elad nagu kõik normaalsed inimesed. Ahah, ja. Siis käi ringi nii kui mööda, ilma nagu ma julgus või? Ma tean küll, nii kui ma siit välja lähen, nii te lükkate ukse peale riiviga. Ja. Lasete aia peale või? Täpselt. Voolu ka sisse. Kirjutasin jälle. Ma kirjutasin midagi jälle. Mis te nüüd välja mõtlesite siis selle peale? Säilitage paanika. No nii. Ma saan aru, et sa ei taha siit heaga välja minna. Teeme siis kurjaga. Tead mees, me kutsusime su naise siia. Kurat, sadistid olete või? Tooge siia. Ja palun, proua, tulge siia sisse. Palun, vaadake. Tere, kallike, vaata, et sa oma aja ilusti lõpuni sul Proua Kuusepalu. Sul nii hea elu, vaata sul. Proua Kuusepalu, ma palun teid. Ma palun teid. Püüdke teda ise veenda. Kuidas me seda asja selgitame? Vaata, kallis, sul on siin nii hea elu. Ära sa jumala eest enne välja tule. Istu ikka oma. Kas me niimoodi kokku lepsime? Nii minema siit. Viida siit kohe minema. Palun, minge välja. Palun, minge. Minge välja. Kallis, oota mind selle aia taga veel. Ma viskan sulle suhkrut ja saia. Ma sulle viskan siin suhkurt. Ah, sa pagan. Sinna see meie suhkur ja sai kõik lähebki. Nemad viskavad üle aia. Ai, pagan ja
sellepärast nad seal massiliselt laiali seisavad, ootavad kõik, mis suhkurt ja saia. No kuhu me niimoodi jõuame, kui me kõik omlavada viskame aia taha? Kaos sisse nüüd, noh! Mis see on? Käite selle. Noh, Jah, mis tegi? kaevas auku. Kaevas käiku? Käiku. Oota, kui sa mõtled, näed, on veel normaalseid inimesi, on normaalseid. No tubli, Kurika, tahtsid plehku panna, kaevasid tunnelit ja no vähemalt üks korralik Kurika. Ei, see tähendab, et ta kaevas tunnel väljapoolt sissepoole. Väljapoolt sissepoole, jah. Sealt, siia. Jah. Kuule sina, sa lähed kohe välja ja ütle teile, et siin sees on väga paha. Siin on nii kole olla, siin on tõesti hirmus, siit ei saa mitte midagi, võib-olla natuke peksa, aga mitte midagi. Aga kuule, selle eest, et sa niimoodi ütled. Selle eest me anname sulle midagi. Anna, siin kassi sees on, näed, suhkurt ja saia ja võidab ka. Aga enne lähed välja ja ütled, et sees on paha, ärge siia rohkem ronige. On aru saada? Mine nüüd. Kuule, aga kas ma ei või kõike seda siin ära süüa? Muidu välja lähen sealt, kisuvad seal mul kõik käest ära ja ma ei saa mitte midagi. Ole nüüd, kallis mees, kui sa selle siin ära sööd, sa võid ju magama jääda. Ja mismoodi ma sust siis enam lahti saan? Välja ja vaata, et sa ära ei unusta, siin on väga paha mine. Noh, välja. Kas kuulutke väga välja? Kuhu me oleme jõudnud? Mitte ei viskanud üle aia, nad tulevad aia alt sisse ka. Ja mis sina siin? Kuule, Kuusemaa, tule siia. Teadsid, tule siia. Teadsid, sinuga teeme nüüd niimoodi. Kirjutab mulle siia alla. Lähed siit seest välja. Vaatad ühe välja. Nüüd maha. Ausõna võtan kohe tagasi. Oota, kullakene, ma võin ta küll ju maha lüüa, aga siis ma pean ise ära tõestama ikka, et mina ta maha lõin. Muidu kinni ei panda ju. Kuule, Kuusemaa, palun kirjuta sinna alla. Kuule, ma tean, kui sa siis välja lähed, siis ma sokutan sulle ükskõik millise töökoha. Usu mind, mul on seal väljas palju häid tuttavaid, paljudes partiaid ja tagatubades ja kõik on võimalik, Kuusepalu, üks allkiri ainult. Mõtle. Oota, partii tagatubades. Partii tagatubades? No siis võib-olla. Tead, ma võtaks ühe ministri koha. Ministriks? Aga palun, milles küsimus näed? Kuusepalu, härra Kuusepalu, palun kirjutage siia allkiri ja ministri koht ootab teid. Rahvas, oodake nüüd mind, ma tulen. Kuule, aga sulle, kallis sõber, ma soovin ikka peatse kohtumiseni. Jälle nägemisi. Ja.